Bentley kohta öeldakse ikka aeg-ajalt, et oi, see on ju see auto, kus omanik mõnuleb tagaistmel ja sõitmisega tegeleb sohver. Continental GT ei ole selline Bentley. Kuivõrd see on ikkagi Bentley, siis proovime seda, et paneme kõigepealt sõidurežiimi Comfort peale ja sõidame natukene. Ta on praegu oma kõige pehmemas ja ujuvamas seades ja säärane mugav ja vaikne ja kui ma gaasi vajutan, siis ta ikkagi ei tee nagu erilist häält. Kui ma gaasi lahti lasen, siis ta ei paugu. Ma tahan ära unustada, et see on säärane mugav auto. Keeran ma sõidurežiimi spordi peale ja see asi on ootamatult vilkas ellu. Umbes 3 aastat tagasi, kui Bentley esindus Eestisse tuli, sõitsin ma eelmise põlvkonna Continental GT 2V12-ga. Muudatus 3. põlvkonda edasi liikudes on olnud nüüd see, et see sama 2V12 topeltturboga mootor ongi ainuke mootor, mida pakutakse. Teda on natukene üles vurtsutatud, ta annab nüüd välja 635 hobust, 900 Nm väänet ja 0-100 läheb see masin 3,7 sekundiga. Kuid kiirus ja võimsus on pigem boonuseks. Bentley põhifookus ikkagi on luksus, pehmus. See, et sul on autot kokku pannes võimalik siia kokku lapata erinevaid puite, laminaate, nahkasid, polsterdusi. See, et siin on super helisüsteem ja just see Bentley detaili lembus, et iga viimane kui detail tundub nii läbi mõeldud, et sul ei ole võimalik unustada, et sa istud rohkem kui 250 000 eurot maksvas autos. Siia istudes on raske seda mitte märgata. Kas tegu on staatuse sümboliga? Jaa. Tänaval vaadatakse pikalt järele, poisid kilkavad rõõmust, BMW-d ja Audid tahavad tänavatele mingil põhjusel hullult suruda ja mingid 40+ naisterahvad panevad väga häirivalt meelelt silma peale. Ja viimaseks, kas ma ostaksin selle auto endale? Kui ma oleksin rikkur, kes eelistab ise sõita ja mitte sõidutatud saada, kuid tahab seevastu ikkagi enamus ajast sõita luksuses ja mugavuses ning pehmelt, kuid aeg-ajalt ka väga kiiresti, siis tõenäoliselt on Continental GT minu esikolmik.